Meie koos rühmaga uurisime Gloobi raames, kuidas mõjutab põllu harimine mullaviljakust ja selle happelisust. Kuidas muutub huumushorisondi paksus, mullaviljakus, mulla happelisus ja pinnase temperatuur liikudes metsast põllule. Seadsime ekspeditsiooni alguses mõned hüpoteesid. Metsas on huumushorisondi kihid paksemad kui põllu peal. Väetiste kasutamise tõttu on põllul mullaviljakus kõrgem. Väetiste kasutamise tõttu on põllumuld aluselisem kui metsas. Põllul on kõrgem maapinna temperatuur kui metsas ja kraavis. Ekspeditsiooni jooksul kasutasime me järgmiseid vahendeid. Esimene proovivõtu koht asus lehtpuudega segametsas, teine asus rohukattega kasutamata põllul, kolmas asus just väetatud põllul, neljas asus kraavis ja viies proovivõtu koht asus männimetsa ääres. Seoses meie uurimisküsimustega mõõtsime uurimiskohtades mulla temperatuuri, huumuskihi paksust, viljakust ja happelisust. Jõulumäe lähedases leede mullaga metsas oli huumushorisont kõige õhem. Madalsoo mullaga metsas oli huumushorisont 70 cm. Madalsoo metsast liikudes rohuga kaetud põllule huumushorisondi kiht kasvas 85 cm. Rohuga kaetud põllul oli kõige paksem huumushorisont. Sõnnikuga kaetud põllu huumushorisont kahanes 17 cm. Kraavi huumushorisont kasvas 40 cm. Jõulumäe huumushorisont oli 14 cm. Põllumuld oli aluselisem kui metsas. Madalsoo mullaga metsas oli mulla happesus 5. Liikudes rohtkattega põllule püsis pH tase esimeses horisondis 5, teises horisondis langes pH 4,5-ni. Sõnnikuga kaetud põllu pH tõusis esimeses horisondis 6-ni ning tõusis teises ja kolmandas horisondis 7-ni. Kraavi esimese horisondi pH tõusis lausa 8-ni ning langes teises horisondis tagasi 7-le. Madalsoo mullaga metsas oli mulla temperatuur 5 cm sügavusel 16 kraadi ja 10 cm sügavusel 17 kraadi. Liikudes rohukattega põllule tõusid mõlemad nii 5 cm kui ka 10 cm mulla temperatuurid 20 kraadini. Sõnnikukattega põllu mulla temperatuurid olid samuti 20 kraadi, seega oli mulla temperatuurid kõige kõrgemad rohu- ja sõnnikukattega põldudel. 3 meie 4 hüpoteesist jäid tõestatud paika pidama, 4 ehk mullaviljakus jäi lahtiseks, kuna meie vahenditega on mullaviljakust väga raske määrata. Tulevikus sooviks määrata täpsemate vahenditega ja võtta proove rohkematest kohtadest.